alati hoidma pinge all ja hästi pingul ja mind aitavad sellised klambrid, mis on sellised lihtsad puidu liimimise jaoks tavaliselt kasutame sellised klambrid. Ja põhiline ongi näiteks, kui siin on see sõlm, siis algusest peale ma tulin alguses üle selle esimese toolipulga. Tulin üle esimese toolipulga ja algul lähebki alati, köis läheb alati üle pulga, ümber pulga, keskelt välja. Nüüd sa tuled kohe siia samasse nurka selle pulga juurde. Et kui sa oled selle esimese pulga teinud, sa tuled siia pulga juurde, sa teed samamoodi üle pulga, ümber pulga, seest välja. Nüüd sa lähed alati, kui sul see nurk saab tehtud, lähed alati vastaspulga juurde. Siin on vastaspulg. Lähed üle pulga, ümber pulga, keskelt välja. Nüüd jälle risti siia, et nurk saaks täielik. Üle pulga, ümber pulga, keskelt välja. Nüüd paned selle siia esimese pulga juba üle ja jätad selle nööri siia. Nüüd sa näed, et ma ei pingutanud ära, ma vedasin nööri ära ja nüüd ma pingutan, sest nööri vedamise ajal on pingutamine keeruline. Sa pead jälgima, et need oleks võimalikult üksteise lähedal köied ja samal ajal, kui sa pingutad, siis sa hoiad hästi pinge all seda nurka, kus sa just pingutad. Pead jälgima, et võimalikult lähedal oleks köis ja et need köied risti ei läheks kuidagi pahasti. Et näete, siin mul läks, vaadake, siin läks niimoodi üksteise peale ja kui see on pinges praegult ja kui sa nüüd edasi teed, siis seda nagu muuta on lõpus väga-väga raske, et kogu aeg kontrolli, et niimoodi ei juhtuks. Ja nüüd tegelikult oleks hea isegi üle pingutada selle. Sa paned teed selle klambri lahti ja paned siia niimoodi selle hopsti.